Isa taevas, me tõesti täname sind selle hommiku eest. Me palume, et sinu rahu, Isa, mis ületab kõik mõistuse, hoiaks meie südamed Jeesuses Kristuses. Et see rahu, mida sina ütlesid, et rahu maa peal inimeste seas, kellest tal on hea meel, et see rahu võiks täita täna, Isand, iga kodu, iga maja, iga paiga, Isand, kus perekonnad kokku saavad. Isa, ma tõesti palun, et sinu armastus ja sinu vägi, Isand, puudutaks igat ühte ka täna siin, et me võiksime kohata sind kui meie päästajat ja lunastajat, et see jõulusõnum ja jõuluisik, Jeesus, et sina ei oleks meist kaugel, vaid sa oleks meie südamete lähedal. Isa, me tõesti täname ja palume õnnistust tänasele hommikule. Viibi sina oma ligiolekus meie keskel ja me täname ja kiidame sind sinu rahu eest, sinu headuse eest ja rõõmu eest. Amen. Laura, ole hea. Me süütame ka 4. jõuluküünla. Nii et ole hea, Laura. No pane ilusti. Jaa, kiitus Jumalale. Mõnikord läheb aega, aga saab hakkama. Mõnikord ka meie südames. Jälle, iga kord, kui midagi näed, vaata, siis tekib kohe jutlus. Ma ei tea, kas sinul on see kutsumus. Aga mõnikord ka tahad läidata oma südant tulega. Esimene kord kohe ei õnnestu. Pead natuke vaeva nägema ja siis tuli võta. Jah, see oligi Laura mõte. Aga laulame üheskoos. Sinu rahu eest, sinu headuse eest ja rõõmu eest. Amen. Laura, ole hea. Me süütame ka 4. jõuluküünla. Nii et ole hea, Laura. No pane ilusti. Jaa, kiitus Jumalale. Mõnikord läheb aega, aga saab hakkama. Mõnikord ka meie südames. Jälle, iga kord, kui midagi näed, vaata, siis tekib kohe jutlus. Ma ei tea, kas sinul on see kutsumus. Aga mõnikord ka tahad läidata oma südant tulega. Esimene kord kohe ei õnnestu. Pead natuke vaeva nägema ja siis tuli võta. Jah, see oligi Laura mõte. Aga laulame üheskoos. Väga suur rõõm on teid näha. Kas oled juba oma naabrit kallistanud? Ja esimene laul räägibki sellest suurest rõõmust, mis tegelikult on meile tulnud. Austades kuningat inglit
Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Kas teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg kõnnib ükskord vee peal? Teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg on riste kõigi tee peal? Aimasin, et su väike poeg kord uueks muudab mind. See lapsu süütus ihus kord kannab taevas sind. Kas teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg on nõrgenule lootus? Teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg on inimlaste ootus? Aimasin, et su väike poeg on käinud ingliteil. See laps, kel suudlust andsid, on meie elu leib. Kas teadsid, Maarja, sa? Pimedus kaob, valgus jääb kord sinu trooni ees. Anna armu mõista, mis makstud selle eest. Kas teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg on kõige loodu issand? Teadsid, Maarja, sa, et su väike poeg on valitsejaiks rahvail? Aimasin, et su väike poeg on puhtaim taeva all. See uinuv lapsu kätel on isa Karjasid olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juurde ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Halleluuja, sündis ta, et surra seal.
üle kogu maa. Päästja Jeesus elab meie kõigi südames. Jõulukell kuulutab üle kogu maa, et Jeesus sündis Betlemas, halleluuja. Sündis ta, et surra seal Golgata ristil, elu tõi ta kõigile, halleluuja. Isa Jumal saatis ta, andis oma poja, Jeesuse maailma eest, et me võiks elada. Jõulukell kuulutab üle kogu maa, päästja Jeesus elab meie kõigi südames. Oo püha öö, mil sündisime suuri, sellel ööl sündis Jeesus päästja. Kogu maa ootas tema ilmumist, sest vaid ta suutis päästa maailma. Ta lootust tõi ja südame uueks lõi, nii kaua ootas maailm päästja. Too talle au, taevast kõlab inglilaul, sest Jeesus on sündinud sellel pühal ööl. Jah, Jeesus on sündinud sellel pühal ööl. Oo püha öö, mil sündisime suuri, sellel ööl sündis Jeesus päästja. Kogu maa ootas tema ilmumist, sest vaid ta suutis päästa maailma. Ta lootust tõi
paar aastatuhat tagasi, kui valgus pimeduse keskel paistis võimsalt sedasi, et tulid kummardama targad idamaalt ja tulid rumalad ning jätsid maha ise tehtud jumalad. Nii oldi varem nähtud und ja nägemusi kuuldud. Prohvetite ennustusi ennäe on tulnud tund. See õnnis tegija, kes on tulnud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud, et Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik olid olnud nii, nagu neil oli räägitud. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pani talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse.
Iisraelimaa. Kuulda võis ingli hääl, sündinud on ta. Jõuluööl sündis Jeesus päästja. Keda maailm ootas. Betlemaa, kus sündis ta, tulid kolm tarka meest, kummardama kuninga ande tuues. Jõuluööl sündis Jeesus päästja. Jõuluööl, keda maailm ootas. Kõlama jääb ingli hääl sellest vaiksest ööst, mil sündis ta me kuningas, Jumalast saadetud. Jõuluööl sündis Jeesus päästja. Jõuluööl, keda maailm ootas. nii, kallis jõulurahvas, väikse jõulumõttena ma tahaksin lugeda ette need samad salmid, mida me ka lugesin meie kristliku kooli jõuluüritusel. Ja need on kirjas Matteuse evangeeliumis 5. peatükis Jeesuse mäejutluses. Mäejutlus on midagi sellist, mida soovitan lugeda kõigil, et võib-olla mõned kohad piiblis on raskemad ja keerulisemad, ei pea nendest kohe alustama. Aga kindlasti Jeesuse mäejutlus, kui me loeme Matteuse evangeeliumi 5. peatükist ja 6. ja ka 7. et need on väga lihtsad sõnad, aga väga alust rajavad meie usule ja kõigile sellele, mida Jumala sõna meid õpetab, mille järgi Jeesus ise käis ja julgustab ka meid käima. Ja ma mõtlen sellele, et kui Jeesus midagi ütleb, ega ta ei ütle niisama, kui me seda täita ei suudaks, teha ei suudaks, et siis ta seda ei kirjutaks või seda ei ütleks. Ja see on tähtis, et kui me elame koos Jeesusega, et siis me oleme võimeliselt ka olema need, keda Jeesus ütleb, et me saame olla. Ja üks asi, mis ta ütleb siin, on see, et teie olete maailma valgus. Seda ütleb Jeesus oma jüngritele, kes teda järgevad, ütleb, teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi, ega panda vakka alla või voodi alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijaile. Ma mõtlen nendele sõnadele siin, need kõlavad väga, väga võimsalt. Kas keegi võiks öelda, et mina olen maailma valgus? See kõlab, ma saan aru sellest kergest suminast, et seda on päris raske öelda, et mina olen, keegi ütleb, kes sina oled? Mina olen maailma valgus. Ütle oma naabri näiteks, mina olen maailma valgus. Mõtled, kuule, kas palju ei ole nagu öeldud või et kas sa endast nagu liiga heal arvamusel ei ole,
aga miks Jeesus ütleb seda? Miks ta siiski ütleb oma jüngritele, et teie olete maailma valgus? Võib-olla sa mõtled, okei, maailma valguseks võib-olla seda natukene palju nõuda. No siis olen siis linnavalgus. Olen siis linnavalgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Okei, olen siis vähemalt sellele kogukonnale, et kui päris maailma ei suuda nii-öelda kohe nagu võita või võtta, et siis vähemalt ma püüan oma kogukonnas, oma külas, oma linnas, mis iganes sinu kogukond on, seal olla valguseks selles piirkonnas. Selleks võib olla sinu töökoht, selleks võib olla sinu, kus sa õpid. See võib olla sinu linn, kus sa elad. Seda on ka natukene palju. Okei, tuleme veel allapoole, nii öelda siis. Ega süüdata ka lampi ega panda vakka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijaile. No kui ei jaksa praegust kohe tervet maailma, ei jaksa ka linna, siis oled valguseks oma majas. Oma kodus oled sa valguseks. Ja selle peale võivad kõik öelda aamen. Jeesus aitab meil olla valguseks oma kodus, oma sugulaste keskel. Jeesus aitab meil olla valguseks meie kogukonnas, meie linnas, kuhu ta on meid asetanud. Ja me võime jõuda evangeeliumiga ja valgusega Jeesusest kogu maailmani ja tuua seda valgust üle kogu selle maa, ilma. Amen. Ja siis ta ütleb, nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Nii et hea tegu on miski, mille kaudu me saame tuua valgust sellesse maailma ja meil on palju viise selleks, et teha häid tegusid. Võib-olla mõni küsib, et aga mida mina üksinda teha saan? Et ma olen see üks valgus või... Ja siis ma jäin nagu mõtlema, et aga kui palju saab teha kui palju on vaja selleks, et suurt tuld põlema panna? Sädet. Tikku, jaa. Et võib-olla, kui sa ütled, ma olen kas või see väike tikk, no sellest piisab. Me ei hakka siin midagi põlema panema, et keegi valesti aru ei saaks. Või kontrollime, et me ei hakka häiresüsteeme kontrollima täna. Aga oletame, et sa oled üks väike tikk või kui sa ei ole tikk, siis sa oled küünal. Ja kui üks süütab teise, teine süütab kolmanda, siis on meil tõesti tuhandeid ja tuhandeid. Ja ära kunagi alahinda oma hea teo, ühe hea teo või ühe hea sõna kaalu. Et ka täna, mitte ainult jõulu ajal, vaid ka peale jõule, mõtle sellele, et üks sinu pingutus, üks sinu tegu, et teha midagi või kedagi paremaks, mingit olukorda muuta, üks sõnagi, üks samm selleks, et võib-olla me ei suuda kogu maailma või sina või mina ei suuda kogu maailma muuta ühe hetkega või ainult omaenda olekuga. Aga kui me jätame tegemata ühe sammu ja ühe väikse osa, mida me kõik saame teha, selleks võib olla tõesti üks väike kõne kellegile, üks meeldetuletus, üks tänu, üks tunnustav sõna, meeles pidamine. Selleks neid mõtteid võib olla väga palju, mida Jumal täna ka sinu südamesse saab panna. Et mis on see üks väike hea tegu, see valgus inimestele, et kui nad näevad sinu head tegu, et siis nad selle kaudu näevad ja saavad anda Jumalale au. Üks tikk, üks valgus. Väga hea. Magic. See on magic tikk. Jaa. Halleluuja. Aga see kustub ära. Ei ta kustu kuhugi. Jaa. Vähemalt ei ole, aga Jumala tikk ei ole vähemalt selline, et ära kustub. Nii et sellel jõuluajal, kallid sõbra, ma tõesti julgustan teid. Jumala sõna ütleb tõesti, et ärge unustage tegemast häid tegusid. See on miski, mis Jumalat austab. Ja see lähtub sellest valgusest, mis on sinu sees.
see lähtub sellest suhtest, mis on sul Kristusega. Nii et kui Jumal paneb sulle mõtte, tee üks asi või anneta sinna või helista sinna või kutsu see inimene endale külla või palju selliseid asju, mis järsku sa tajud, et see ei tulnud sinust endast. Jumal ootab sinu käest sõnakuulelikkust, et kedagi aidata ja kelle kaudu tuua valgust. Sina oled see valgus selles linnas, sellel maal ja oma kodus. Nii et ma soovin sulle ilusat jõuluaega ka täna, kui teie pered kokku saavad või kuidas kellelgi on traditsioon. Et küll Jumal annab sulle tarkust, et seda valgust levitada. Nii et üks laul on ka, mida me tahaksin, et me koos laulaksime. Seda laulu ma ei ole ise ka veel laulnud. Ainult proovis. Ja ma tahaksin õpetada teile refrääni osa selgeks. Seal on väga lihtsad sõnad. Halleluuja. Püha öö veel tuleb. Ja see meloodia käib niimoodi, nii et ma õpetan teile selle meloodia selgeks ja siis kui see halleluuja osa tuleb, siis laulame ühes koos. Halleluuja, 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 halleluuja. See on fantastiline, milline koor meil on. Teeme üks kord veel. Halleluuja, 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 halleluuja. Inimlapse südant sa näid. Tulid selleks, kes kaotsi läin. Sõna me keskel lihaks on saa. Jeesus Kristus, me päästja. Jeesus Kristus, me päästja. Ingli kuulutus teatavaks saab. Sünnib kuningas Betlemas. Neitsi lapse ilmale too, kestma jääb igavest Taaveti troon, kestma jääb igavest Taaveti troon. Tähetargad astumas teed, mõeldes lapsest, kes Immanuel, tähevalgus suunamas neid. Kulda viirukid mürrina tõid, kulda viirukid mürrina tõid. Halleluuja, 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 halleluuja. Hingab Jumala rahuda peal, maailm ta armastust kogema saab. Ristil ohvriks oma elu ta toob, meie elud uueks ta toob, meie elud uueks ta toob. Halleluuja,
on meil juba vaikselt traditsiooniks saanud, et 2 lõpulaulu on täiesti ühislaulmine. Üks sõnum suur ilma kohal käib, on taevaruum ta ees ära täis. Koidu valguses imet ootab maa, muus alguse laps peab sündima. Siis tuleid üle 7 veel, üht mõtet viib saladus veel see. Peatab ootuses puudes hoida, hetk jäänud veel, laps peab sündima. Kõik hirm las kaob, käes on algus uus, kus kõigi jaoks
sellega on meie muusikaline osa läbi saanud, aga meil on veel palju head ja põnevat ees. Et lapsed kindlasti ärge ära minge ja meil on ka kohviku osa. Aga ma tahtsin sellel jõuluajal veel teha üleskutse. Küllap ju enamustest teavad, et me ehitame seda hoonet. Kui paljud teist mäletavad, milline see hoone oli aasta tagasi? Sündmused on tõesti kiired või see ehitusprotsess, et iga päev midagi muutub, iga päev saab asi ilusamaks. Ja see on tõesti Jumalale au, et me oleme selles kohas, kus me oleme. Õige pea liigume ka saali osaga tagasi, nii et meil on rohkem ruumi. Aga meie töö vajab loomulikult jätkuvat toetust, et me saaksime kõik oma sisustuse ja kogu oma ehituse mõeldud asjad tehtud, et meil oleks siin ilus, meil oleks siin kõik vajalik olemas, siin köögis, siin saalis ja väljaspool, et meil oleks mängualad, meil oleks kõik, me saaksime tõesti joone alla tõmmata ja teada, et me oleme hästi ehitanud ja oleme oma ehituse lõpetanud. Loomulikult on asju, mis ikka tuleb teha, aga see on tõesti suur ime olnud ja ma tõesti südamest tänan kõiki Tom ja kõiki inimesi, kes on selles protsessis kaasas olnud. Aitäh kõigile annetajatele, kes on annetanud kõigi selle aja jooksul, enne seda juba, nii et ja teete seda jätkuvalt, nii et kui sul ei ole olnud seda võimalust, siis kutsun sind, kas toetama meid iga kuu või siis tegema ühekordse annetuse. Meil on ka selline pastakas, mida te võite lunastada, selle hind on miinimum 5 eurot ja maksimum 1 miljon või midagi taolist, kuidas keegi soovib. Nii et see raha kulub kindlasti ära, nii et siin on peal, mina ehitan. Ja see on tõesti selline tunnuslause, et sa võid öelda, mina ehitan ka seda Jumala koda, ma ehitan tulevast põlvkonda, ma ehitan tulevikku. Nii et siin peal on koguduse kontonumber või kuhu siis ehituse jaoks külvata ja annetada. Jaa, nii et tõesti südames teile väga mõnusat, hubast, armastust täis jõuluaega teie lähedaste või tuttavatega. Aga kui me siin saalis lõpetame, siis peeglisaalis on laud, mida te kõik olete katnud ilusti. Aitäh teile kõigile hea ja parema toomise eest. Nii et ärge minge ära. Siit saalist saab võtta taburetid kaasa või sa võid oma teise tooli võtta ja minna sinna mõnusalt aega veetma. Et seal on kohvi ja joogid ja muud kõik. Järgmine pühapäev kell 11 on teenistus siin paigas ja see ei ole ka samuti tavaline nagu pühapäevane teenistus, aga me oleme nimetanud selle tänuteenistuseks. Nii et me oleme laudadega hoopis siin saalis. Sul on võimalus jälle midagi laua peale tuua, head ja paremat, ja me võtame aega üksteisega ja võtame aega selleks, et mõelda selle peale, mida Jumal on teinud meie kõigi eludes sellel justkui mööduval aastal veel. Et mõtle oma tänu, mõtle selle peale, mida Jumal on sulle head teinud selle aasta jooksul ja võib-olla see on sinu südames ka jagada seda tänu teistega. Et kui sul on selline, kohe tuleb mingi hea idee, siis tule anna mulle või Einole teada ja siis me paneme sind oma peas kirja, et sa tahad tänu jagada. Et ära ole häbelik, sest tegelikult see, mida Jumal on teinud võib-olla sinu elus, teine inimene võib-olla täpselt seisab Jumal ees usus selle asja pärast ja kui ta näeb, et sinu elus on toiminud mingi asi, ta saab nii palju üles tõstetud ja julgustatud, nii et ära ole eestlaslikult häbelik, okei? Nii et meil on vaba mikrofon ja teeme nii, et see on hästi pikk, eks ju? Aga enne, kui me saali läheme, tegelikult suured võivad saali minna, aga lapsed, jääge teie siia, ega me ei saa ju teid ära lasta jõuludele ilma magusat saamata. Aga teile kõigile aitäh, et te tulite. Ja uute kohtumisteni olgu teil tõesti väga-väga mõnus jõuluaeg.